tere teile! Global Soccer Store alustab uue saatesarjaga, kus räägime lähemalt kõigest uuest ja ka vanast, mis jalgpallitoodete maailmas parajasti välja on tulnud. Vaatame lähemalt ka, millega mängivad Eesti tippjalgpallurid, võib-olla ka välisjalgpallurid ning kui õnnestub, siis proovime mõne mängijaga maha istuda ja veidike juttu puhuda. Garanteerime, et sellest tuleb põnev teekond nii meile kui teile. Tänases osas, millest on inspireeritud Nike uus Euphoria Mode Back ja kes sellega mängima hakkavad. Toome teile tagantjärgi ülevaate, millised on juba jaanuaris välja tulnud Nike Phantom Venom jalgpallialatsid ning lõpetuseks viskame pilgu peale, mis putsasid kandsid Premium Liiga 7. voorus skoorinud mängijad. Kui Eesti liigas on jalgpallihooaeg veel algusfaasis, siis välisliigades lõpp juba paistab. Parimate meeskondade jaoks päädib see karikate peakohale tõstmisega. Võitmisega kaasneb ka rõõmu joovastus ehk eufooria, mis on selle kollektsiooni inspiratsiooniks. Erksad värvid nagu oranž Mercurialitel ja Tempodel, mida meil siin kahjuks pole, ning sinine mõlemal Phantomil vihjavad marulisele rahvale, kes koos meeskonnaga nende õnnestumisi tähistab. Tormilisele tähistamisele vihjab ka valge värv, mis oleks putsadele otse kui spreipurgist peale kantud. Ent võita ja sellega kaasnevad eufooriat saavad tunda vaid vähesed. Sama on ka nende putsade kandmisega. Euphoria Mode Backi jalatsid tõmbavad jalga need Nike lepingulised jalgpallurid, kes on meistrite liigas pääsenud otsustavatesse mängudesse, nagu poolfinaal ja finaal. Sarnaselt kantakse putsasid ka rahvuste liiga finaalides juuni algul ja Copa America turniiri Brasiilias. Kui võtta ette näiteks suurületaja Amsterdami aegse meeskond, siis poolfinaalis on vähemalt pooltel meestel sellised putsad jalas. Eesotsas Lasse Schöne, Frankie de Jong ja David Neres. Kui ka sina soovid nende putsadega mängida, siis külastame e-poodi globalsoccerstore.com. Euphoria Mode Backist on meil seal olemas Vapor, Superfly ja Venom Elite. Täpse ülevaate saamiseks mine aga lehele. Järgmisena vaatame lähemalt jaanuaris välja tulnud Phantom Venom jalgpallialatsit, mille puhul nii mõnelgi vanemal mängijal võis tekkida kerge äratundmisrõõm. Nimelt meenutab see väga kunagist ülipopulaarset löögiputsat T90. Üllataval kombel on aga sellel putsal Premium Liigas veel skoor avamata. See on Nike Phantom Venom Elite, kunagise T90 mitteametlik reinkarnatsioon ja hingusele läinud Hypervenomi mantlipärija. Piisab vaid ühest pilgust, et aru saada, et see putsa on mõeldud palli täpseks löömiseks. Nagu viimastel aastatel pigem standardiks on saanud, on ka Phantom Venom Elite'i pealne valmistatud kootud plaanid materjalist, millele on sarnaselt Mercurialile lisatud silikonist kiht. Eriti hästi paistab see silme jalatsi ninas, kus putsa pealsel on mesilaskärge meenutav tekstuur. Tänu sellele on putsa palli suhtes veidi rohkem haakuvam. Lisaks annab silikonist kiht plaanitile ka tugevuse olla vastupidavam ja kesta kauem. Putsa peamiseks tõmbenumbriks on löögitsoon jalatsi siseküljel, mis on samuti silikonist ja annab näiteks kaarpallide löömisel juurde vajaliku haaret pindi sisse saamiseks. Kuigi välimuselt on see löögitsoon väga sarnane sellele, mida nägime kõige viimasel Laser 4 mudelil, siis päris kummistunnet, nagu me T90 ajast mäletame, neil pole. Visuaalselt jääb hästi silma ka palde kohal olev kate, mis muudab putsa pealse veidi ühtlasemaks. Palte sidumisse kate õnneks ei takista, kuna paljad jooksevad kergesti läbi nailonist aasade, mis on kinnitatud jalatsi tallale. Seega, kui paelad korralikult kinni siduda, siis on jalg kui turvavöödega putsa külge seotud. Plastikust putsa tald on üsna standardne, keskelt jäik ja nina osas paindlik. Võiks öelda, et pigem paindlikum kui mõned teised Nike või Adidase tippmudelid. Korkide muster on võrreldes Phantom Venom 3-ga läinud järsemaks. Ümarad korgid on asendatud veekujuliste korkidega, mis annavad väljakul väga tugeva haakuvuse. Üleüldiselt on Phantom Venomi pealsel pigem õhuke ja jalalähedane tunne. Meenutab see siiski rohkem praeguse Mercuriali oma kui endist Hypervenom Phantom 3, mis omas pigem veidi paksemat ja pehmendatud pealset. Jalas tundub putsa mugav ja püsib hästi kinni. Seda viimast siis peamiselt tänu kannas olevale seemisnahast osale, mis hästi soki külge haakub. Tehes kergemaid liikumisi ja suunamuutusi on tunda ka, kuidas nailonist niidid jalga kindlalt paigal hoiavad. Materjal hoiab hästi jala ligi ja kusagilt ei tundu, et jalad oleks kuidagi paks või kopakas. Suuruse poolelt sobivad Phantom Venomid enam-vähem täpselt numbrisse.
Siiski, number 41 putsa minu number 41 jalas tundub täpselt piiri peal. Seega, kui kahtled, siis soovitan tellida esmalt tavapärase numbri ja juhul, kui see peaks jääma väikseks, siis tuleks see suurema vastu ringi vahetada. Global Soccer Store'is saab putsat ringi vahetada või tagastada tasuta. Phantom Venom Elite putsa täishinnaks on 280 €. Kuid meie e-poest saab näiteks selle musta Blacklux mudeli kätte juba 190 €. Kellel aga see on liiast, võib mõelda ka odavamatele Pro ja Academy mudelitele. Viska kindlasti pilk peale. Nüüd vaatame, mis putsasid kandsid Eesti Premium-liiga mängijad, kui nad 7. voorus väravaid lõid. Vaadates Premium-liiga 7. vooru kohtumiste tulemusi, võib öelda, et neis oli üllatusi ja tulist andmist. Ent jalatsite poolelt oli tegu pigem tavapärase vooruga. Nõmme Kalju ja Tallinna Kalevi 2-2 viigimängus tegid Kalevi poolelt skoori Andreas Raudsepp ja Danil Ševjakov, kes mõlemad kandsid Nike Tempo Legend 7 Elite putsasid. Kalju poolelt avas skoori Alex Mattias Tamm, kes kandis Adidas Nemesis 18.1 jalgpallijalatseid. Viigipunkti tõid Kaljule aga Mercurial Vapor 12 Elite putsad, mis olid jalas Aleksandr Kulinitšil. Maardu linnameeskonna ja Viljandi tuleviku omavaheline mäng lõppes skooriga 0-0 ja kahjuks putsade edetabelisse kellelegi lisa ei toonud. Tammeka ja Narva mängu kõik väravad saab märkida ühe ja sama putsa mudeli alla. Nii Martin Jõgi kui Viktor Plotnikov kandsid Nike Mercurial Vapor 12 Elite putsasid. Jõgi mudel siis eelmise aasta märtsis ilmunud Fast AF kollektsioonist ja Plotnikovil MM-i Just Do It omast. Nädalavahetuse väravate rohkemast mängust Flora ja Kuressaare vahel tuli 2 lisapunkti Nike Tempo Legend 7 eliitidele, millega skoorisid Konstantin Vassiljev ja Pavel Tõõmov. 2 lisapunkti tuli ka Sokita Hypervenom Phantom 3 eliitmudelile. Mõlemad väravad nendega oli Heror Riiberg. Erik Sorga tõi punktid tabeli liidrile Mercurial Vapor 12-le. Paide linnameeskonna ja Levadia mängust läheb kirja vaid Jevgeni Budniki Mercurial Vapor 12 eliitidega löödud penalti. Muhamed Sanehi Adidas Predator 18.1 löödud värav oli oma värav ja reeglite järgi see üldtabelisse punkte ei anna. Selline näeb välja üldtabeli top 5 peale 7. vooru, kus võistluse kindel liider on Nike Mercurial Vapor 12 Elite. Kui sulle tundub, et oleme mõne jalatsi valesti märkinud, siis anna sellest meile kindlasti teada. Enamiku skoori teinud putsadest leiad ka globalsoccerstore.com veebipoest. Selline oli meie esimene saade. Kui teile meeldis, mida nägite, siis jätke meile pöial üles, tellige meie kanal ja olete esimeste seas, kui meil peaks järgmine saade tulema. Seniks aga tugevaid trenne ja ristnurka lendavaid maasikaid.